Ma just jõudsin tagasi Eestist ja tahes-tahtmata ma olin seal kontrollimas ka Eesti poliitika pulssi. Mind proovisid ära rääkida Põhja-Tallinna sotsid, Tartu reformid ja ka Otepää isamaalased. Kahjuks ei lasu mind 100% seal Mustanahalised tuleb kõik Eestist välja saata! Aga ma ootasin näha rohkem vanu sõpru jalutamas mööda vanalinna, aga selle asemel ma nägin Kristina Kallast ja Taanil Kõivu kihutamas mööda Tartu tänavaid Bolti tõuksidega. Ma unustasin, kui väike on Eesti poliitmaastik. Eesti väiksus aga lubas mul näha uusi, huvitavaid erakondi ja valimisliitusid. Plaan B buss tegi minu kollase Civicu ees ohtlikke liiklusmanöövreid ja Vabaerakonna taasilmumine tekitas suurt nostalgiat aasta 2015 suhtes. Ma seekord kahjuks Narva ei jõudnud, aga ma usun, et nad oleks mind ilusa Zdravstvuytšiga tervitanud ka. Привет, дорогие друзья! Дорогие друзья! Hoolimata mu parimatest pingutusest ma ei saanud nende nišierakondadega jutule, aga mind koledasti huvitas, mida nad tahavad, miks nad eksisteerivad. Kuna neil suuresti puudub päris poliitiline ajalugu viimase paari aasta jooksul, siis ma ei saa väga neid hinnata selle põhjal, mida nad teevad, ainult selle põhjal, mida nad lubavad ja postitavad. Meie igapäevane leid annab meile tänapäev. Et teha asi nõks huvitavamaks, teen ma neile tasuta konsultanditööd, pole vaja tänada. Ja proovin anda paar soovitust, millega võiks valimiskampaania etemine minna. Siin on tsükkel. Plaan B. Isegi siis, kui see on raske, ma tahaks alustada mõne positiivse punktiga. Esiteks, plaan B turundustiim üle prahi. Peamiselt on lihtsalt nende buss palju suurem, kui seda on Keskerakonna Anastasia Kovalenko-Kõlvartil. Ja nad isegi oma talupoja loogikaga mingi JBL kõlari sinna külge pookinud, et sealt midagi üürgaks. Ma muidugi ei kuulnud, mis sealt üürgas, sest tümps oli põhjasega. Mööda lagna teed, madal bemm taga vedutüra, mida viitu reket peab, täitsa puts, lagi venna. Suur osa nende programmist, milleni jõuame varsti, põhineb iibeprobleemile, sündimusele. Ja oli värskendav näha, et meestel ja naistel on endal lapsed olemas. Kohe nii intensiivselt on neid lapsed, et valimisvideod tehti laste mängutoas. Toimub meie maakese mastaapne hävitamine. Ainus asi, mis puudu oli väike Toomas, kes hilibub tagataustale küsides kohukest. Sähsule Kristjan Järven. Hea muutus EKRE vendades, kellel pole ühtegi last, on 42 ja siis karjuvad, kuidas Eesti naised peavad rohkem sünnitama. Panusta ise äri. Viimaseks, mulle meeldib, et nad ei ole lihtsalt erakond. Nad on ka äri. Nii eestlasedki, et sinu side hustle'i sees on veel üks side hustle. Kahjuks ma ei teinud oma uurimustööd piisavalt vara, et jõuda nende plaan B kohvikusse, aga mida nad siis pakuvad? Pildi järgi ma ütleks, et see on küll 5-eurane Rootsi laud. Peale seda on kõht nagu viiul. Et kui kõht on nagu viiul. Aga 20 euri tunnis saali eest Tartu kesklinnas, pole paha. 10 euri eest saad LCD teleka isegi. Aga kui küsida, mis siis kehvasti on, ma ei oskakski kuskilt alustada. Vaatame korraks läbi selle programmi. Plaan B. Erakond, mis kuulub rahvale, sest see lõpetab erakondade ajastu. Plaan B ei ole lihtsalt erakond, see on rahva liikumine neile, kes tunnevad, et tänane poliitika on kaugenenud inimlikkusest, mõistmisest ja lihtsast talupoja-loogikast. Miks see kõlab nagu mu kodulähedane jõusaali loosung? Trenn, mis on rohkem kui trenn, see on rahva liikumine neile, kes tunnevad, et trenn ei ole enam trenn. Terve seda ei saa isegi nimetada programmiks, see on mingi sõnaokse. On täis huvitavat sõnakäike. Võim peab seisma rahva kõrval, mitte tema kohal. Rahvas ise peab olema võim. What? Ma ei mõista. Kindlasti on linnavalitsuse kommunikatsioon tuksis, aga ma ei taha meelist otsustamas, kuidas ja kas üldse linna ühitakse. Aga nii nimetatud putinistid. Ja mina ütleksin niimoodi, et me ei ole ju putinistid, me oleme butinistid. On oma erakonda juba sotsialismi vääratunud vormi külla kutsumas. Näiteks kunagine Kooserakonna juhatuse liige Ülle Pukk on ka plaan B nimekirja endisanud. Tartus muideks. Just see samune koos, mille Aivo Peterson istub praegu kohtus riigireetmise eest. Aga ega see Ülle Petersonist parem pole, et arvab, et Eesti võiks olla osa puhvertsoonist NATO ja Venemaa vahel, sest Eesti on ikkagi agressiivne riik. Aga miks peaks keegi üldse Ülle poolt hääletama, kui ta ei ole isegi Tartus kohal või Eestis? Tegin veidikene reporteritööd. Mingi reporter! Uurisin, puurisin, kirjutasin Üllele Facebookis.
Ja sain teada, et tema chillib meil Floridas, Boca Ratonis. Sellepärast, et ta peidab end poliitilise tagakiusmise eest. I guess, tundub, et ma siis nagu lisan sellele kiusamisele. Inimesed pidid olema seal Floridas vähem ajupestud ja diplomaatilisemad, vähem poliitiliselt vägivaldsed. Ahah siis. Prince was murdered, and we absolutely have already proven it by mathematical standards. Prince had been exposing things about deep state, Illuminati, cabal. I call it the Worldwide Communist Network. Nojah. Üldiselt ma ei saa aru plaanist, kui üks programm ütleb, et meie elame Eestis nii ja just nii, nagu me elame Eestis, ehk siis nagu me ei taha, et kellelgi teisel oleks siin hea elada. Aga Tallinna programm lubab anda kaasa rääkimise võimaluse ka hääleõiguseta elanikele. Hallipassimehed välismaalased. Kumb siis on? Mulle aitab plaan B-st. On aeg teha plaan C. C for copywriter. Keegi, kes vaataks selle sõnaukse üle ja redigeeriks selle niimoodi, et mingisugune ideoloogiline järjepidavus püsiks. Soojalt soovitan vaadata ka üle, kes teie nimekirjas on. Ma arvan, et Eesti partei imidžile ei mõju eriti hästi, kui sul on ülekülluslik arv putiniste. Ma usun, et mõjuks hästi ka, kui teie kandidaadid elaksid Eestis või siis üldse sellest nagu linnas, kuhu nad kandideerivad. Ja mõelge hästi hoolikalt, mis auku te Eesti poliitmaastikul täidate, sest hetkel mulle tundub vähemalt niimoodi, et tahate kas A saada soojale kohale kohalikus omavalitsuses või siis lihtsalt edendada Kremli-meelset diasporat Eestis. Vabaerakond aru pähe. Ma ütlen ausalt, mul hakkas pea valutama enne, kui ma sain aru, millega see erakond tegeleb. Nende veebidisainer võiks võtta šnitti loosungilt ja võtta aru pähe. Miks on terve leht Eat, Pray, Love fondiga üle käidud? See näeb välja nagu eriti usina 5. klassi õpilase veebliprojekt. Ja sa hakkad seda programmi lugema ja tuleb välja, et terve asi on haikudena välja kirjutatud. Ma väga naudin, kuidas programmi lõpus ühel tulval pole 5 nuppu, teisel on see valesti kirjutatud, ainult 3. on see õige. Nagu kuldkihar ja 3 karu. Muiduks viimane link viib sind telekas tehtud pildini, sest ma ei tea, tundub, et neil polnud nagu endal seda faili, et see üles laadida. Mida see reklaam üldse siin tähendab? Ajad nii kehvad, et tervet porgandit ei saa enam endale lubada või? Tegelikult on sellest saamatusest väga kahju. Okei, mitte väga kahju. Tartu kohaliku omavalitsuse programm tundub enam-vähem okei, konservatiivse erakonna mõttes, ilma et nad nagu laskuks EKRE territooriumile. Ja seal on paar asju, mille peale võiks nagu tõesti keskenduda rohkem, nagu näiteks vaimne tervis ja isegi lume lükkamine, sest see on paljudele tartlastele liikumist võimaldav. Võib-olla peaks tegema ajud kitsaks ja tõesti keskenduma raudpolt ainult nendele 2 asjale. Selle asemel, et teha nagu natuke siit ja natuke sealt. Aga siin ka küsimus, et kas Eestil on vaja veel üht parempoolset erakonda? Soovitus 1 konsultandilt. Valandage oma veebidisainer. Palun, palgake ükskõik, kes Fiverris on nagu sitaks inimesi. Soovitus 2. Mõelge hästi hoolikalt, kas teid on vaja või kuuluksite te lihtsalt paremini Isamaa valimisnimekirja. Rohelised, räägime jälle rohelistest. Rohelisi pole veel näha olnud, nad on ikka veel matkal vist. Aga polegi midagi öelda. Tublid sportlased naudivad värsket õhku, kuniks seda veel meil on. Koos organisatsioon osutab suveräänsusele, mida iganes see ka ei tähendaks. Siinkohal oleks nii tore teha nalja selle komendjandi üle, mis on koos, aga mul on selline tunne, et see alavääristaks seda ohtu, mida nemad osutavad siis meie suveräänsusele. Aga mida nad siis soovivad? Mis nad tahavad? Mis on nende point? Miks peaksime nägema meie seda erakonda kui ohuna meie demokraatiale? Ma valisin siis nende leheküljelt 4 punkti, mis tundusid siis kõige ebaeestlaslikumad. Võõrvägede väljaviimine Eesti territooriumilt. Ehk Eesti kaotaks NATO-ga soojad suhted ja UK, USA, Itaalia abi oleks palju rohkem ebaefektiivne sõjaolukorras. Avame uksed siis Putinile ja järgmine kord, kui on vaja teha õhuturvet, turvet, siis lennukid ei tõuse nii kiiresti õhku. Eesti neutraalsus 3. riikide sõjaliste konfliktide suhtes. Ehk siis, et nagu me ei peaks olema Ukraina poolt või neile raha andma. Ehk Eesti unustaks oma ajaloo, ehk Eesti unustaks Vene režiimi küüditamised ja vaba mõtte kurnamise. Ehk Eesti ütleks lahti sanktsioonidest, mis hoiavad veel Putinit nagu veidikenegi. Miks mitte lihtsalt teha vaba piir ka, nagu teeme ära. Tunnustada vene keel lisarahvusvahelise suhtluse ja asjaajamise keelena Eestis. Ehk eestlased peaksid edendama vene keelt oma enda keele arvelt
ja äri Venemaaga suureneks. Ehk siis suureneks ka Venemaa influence Eestis. Riik tagab juurdepääsu alg-, põhi- ja keskharidusele nii eesti kui ka vene keeles. Riik tagab suunamissüsteemi alusel tasuta õpingud kõrgkoolis nii eesti kui vene keeles meditsiini, haridus- ja juura valdkonnas. Kurname veel siis seda Eesti haridussüsteemi. Võtame äkki inglise keele sealt ära, asendame vene keelega, see on ikkagi tuleviku keel meil, ja loome ainult vene keelt rääkivatele kodanikele mugava ühiskonna. Ja teeme nii, et venelased saaksid tulla oma Peterburi oblastist ilusasse Tallinnasse ja ei peakski nagu eesti keelt ära õppima. Või isegi inglise keelt, lihtsalt saavad tulla ja sõimata sul näo täis maksimas, kui sa ei räägi vene keelt. Kui teate kedagi, kes plaanib koos poolt hääletada, siis teate, et nad ei hääleta selle poolt, et eestlased ja venelased saaksid paremini koos elada, vaid lihtsalt selle eest, et venelased saaksid elada eestlaste kukil paremini. Peterson vangi, monumendid jõkke, veel paar miljardit Ukrainale. See oli tsükkel Elagu uudised.